saab? Nüüd ujume lõdvestust ja siis läheme juba jõusaali. Ja siis õhtul teeme väikse jooksuga. Ja siis enam polegi kaua jäänud meie järgmise võistleni, mis on siis Poolas. Et mina lähen sinna siis niimoodi, et neljapäeva hommikul teen matemaatikaeksami riikliku ja kohe peale seda lähen õhtul lennuki peale, lendan siis Poola ja sealt juba siis tuleb Marko bussiga vastu. Nii et tuleb suhteliselt tihe reisipäev sel päeval. Tegelikult, mis ma ujumisega teinud olen. Eelmine aasta tulin 3. pundis välja, see aasta esimene võistlus tulin esimestega koos välja esimeses pundis. Et ma olen terve aasta tehnikale keskendunud ja rohkem hetkes olnud ja see on kindlasti palju kaasa aidanud. Kindlasti mõjutas ka see, et Itaalias oli Orlas pikk vetejooks ja rannastart ja mul on see nagu alati väga hästi välja tulnud, et seal ma sain ka mingi edu. Ning ilmselt seega, et eelmine aasta mul oli siis mononükloos ja seal olid siis kõik alad mõjutatud. Aga kas mul ujumine päriselt palju paremaks on muutunud, eks seda näeb Olstinis, sellepärast et seal on pantoobilt start ja pikem ujumine. Ma väga tahaks loota, ma ise tunnen küll ennast natukene tugevamana. Eile ma tegin skallingut natukene seal asfaldi peal. Tegelikult meil oli rattasõit ja mul oli mingi 500 meetrit lõpuni jäänud veel. Ja siis pöörasin veits nagu siuksele kruusasele asfaldile teele, mingi 5 meetrine lõik oli. Ja pöörasin veits liiga tugevasti, siis käisin kõhulil. Mul on siuke, see on kõige hullem vist. Ma loodan, et katki pole midagi. Ma ei tea, liigutada saab, see on hästi. No siin ja natuke siin, et ma ei tea, vaatab mingi paari päevaga, kuidas seis on, aga midagi liiga hullu vast ei ole. Ratas on katki, aga selle saab korda homseks loodetavasti. Jah. Aga mis sa arvad, kuidas see kas see võistlus ka mõjutab kuidagi sinu sooritust või ettevalmistust või? Ma ei tea, praegu see on ööda, eks. No see on valus, aga ma arvan, et see ei mõjuta väga, ma ei tea. Vaatab päeva jooksul, kuidas läheb. Carla was pretty exciting race and I think I did few mistakes that I really want to fix in Austin. And it has high expectations for the whole season. I expect my fitness to go up in the season, so yeah, you can't really tell anything much from the first race, so yeah. Kui öelda midagi, mis oleks teinud teisiti, siis peab veel vaeva nägema kõikide erinevate tehniliste aspektidega, et just vahetusaladega seonduv ning kuna see oli ka hooaja esimene võistlus, siis kindlasti järgmistel võistlused ootan rohkem, et sain nii-öelda siis selle hooaja lihtsalt otsa lahti tehtud. No nii, et esimene hooaja võistlus on siis selja taga, milleks oli siis ka Orle juuniorid karikaetapp. Ja minul siis see võistlus just kõige paremini ei läinud. Et vorm, ma ütleks, oli küll suhteliselt hea, aga lihtsalt võistlus jäi siis tehniliste elementide taha. Et näiteks ei osanud ma siis ratast väga hästi sõita, et meil tuli siis seal finaalvõistlusel suhteliselt suur punt kokku ja seal siis ma ei saanud üldse selle mõttega hakkama, et ma sõidan nüüd 20 poisiga seda kurvlist rada ja seal ma jäin siis põhimõtteliselt igat peale pööret maha just kurvide osas, et ei suutnud siis pundi keskel siis enda tavalist sõitu realiseerida. Nii et see võistlus mul just kõige parem läinud, aga olid ka omad positiivsed küljed, et näiteks ujumine oli mul seal päris hea ja samuti tuli mul jooks hästi välja nii poolfinaalis kui ka teatevõistlus. Ja no nüüd ongi, et järgmine nädal on siis Poola võistlus ja seal ma teen siis enda esimese liidi võistluse ja seal mul ei ole otsast kohalist eesmärki. Et mida ma tahaksin seal saavutada ongi siis teha need väiksed asjad õieti.
et ongi näiteks ujumises, et ujuda siis enda tempoga ja mitte ennast kinni tõmmata ja rattas tahaks kindlasti palju paremini sõita kui siis kaarles, et tahaks ennast pundis sõites mugavamana tunda. Ja hetkel on trennis suhteliselt hästi läinud, et ma arvan, et vorm on päris hea. Aga samas on ka väliseid stressoreid hetkel, et mul ongi siis niimoodi, et neljapäeval on meil siis reisipäev ja siis mina teen enda viimase eksami, milleks on siis matemaatika riigieksam ja kohe peale seda siis lendan ma võistlustele ja siis sealt 2 päeva pärast ongi võistlus. Nii et väliseid stressoreid hetkel on, aga vorm on hea ja loodan teha siis parema võistluse kui ka Orles. Mis harjutus see on? See on valmistumine harjutuseks tegelikult. Teen kätekaalusi ka, võib olla. Ma tegelikult ei tea, kas ma teen veel. Mentaalselt valmistun selleks, ma teen. Räägi lähemalt, see kõlab väga põnevalt. Tegelikult näed, jalg on ees ilusti, see on stardipositsioon, et sa saad nagu keerata ennast sinna palli peale kiiresti ja hakata kätekaalusi tegema. Aga mul läheb aega veel natuke. Olstiniks valmis või? Ma arvan küll. Tänane õppimine oli päris tore ja mõnus, nii et vaatame, mis saab. Üritas rattas olla võib-olla grupis eespool, et eelmine aasta ma sõitsin terve grupi tagasi, ma olin natuke kartsin jooksu. Et see oli mu esimene sprintidistants eelmine aasta seal. Et see aasta rattas natuke enesekindlam olla ja grupi eespool sõita, et see on kergem. Kuidas sul see vee osa seal läheb etteminek ja see on mugav seal? No seal see hüppamine on üsna keeruline, et seal on hästi kõrgelt vaja vette hüppata. Aga üldises mõttes ma arvan, et täitsa tavaline, et kui teete hakkab ujuma ja tuled välja. Ka Orle sai tehtud, et sportlased on oma ülevaate andnud, et mina ütlen, et eks treenerina oli ka see selline nagu väga huvitav, et on 9 kuud siin pimedas, külmas, märjas, lumises Eestis möllatud. Et mis siis nagu näppude vahele jäi, et õnneks oli väga-väga positiivne nädalavahetus. Et eriti individuaaltulemustest saab rääkida eraldi, aga võistkondlikult olla sellise taseme võistluse juures riiklikult 4. ja kokkuvõttes 6. Kui on stardis 30 võistkonda, et siis see mixed relay oli nagu väga lahe. Aga kuna see on sissevaade siis Olstinisse me läheme tagasi just nüüd 4. korda. Et ma olen seda edasi-tagasi Poola autosõitu juba päris mitu korda teinud. Et logistiliselt on see selles mõttes lihtsam, et me siit siis laome bussi ja ühe auto asju täis ja sõidame kohale. Et vahepeal ei ole lende või lennujaamu, kus pagas võib ära kaduda või midagi muud sellist, et kõik saab kaasa võtta. Aga võistluse koha poolest, Olstin ongi nagu tuttav ja turvaline enamuste jaoks, et kõik, kes sinna lähevad, on seal varem käinud ja võistelnud. Et seetõttu on sportlasel kindlasti lihtsam, et kui kõik asjad on teada, kuidas käivad, et see võiks ka sellel aastal nagu natuke paremates tulemustes väljenduda. Ja lisaks see, et on Gregori esimene võistlus meestest, et algus ma olin sellele vastu, et Gregor seal just selle esimese meeste võistluse teeks. Aga kuna Gregori puhul on tegemist täisealise noormehega, siis ja mina olen nii-öelda kaasaitaja, siis ega ei olnudki midagi teha. Gregor võistleb ja eks siis nii-öelda kogu selle blogiseeria kokkuvõttes siis näete, kuidas moodi see tal välja tuleb, et ootame igal juhul. Teie kallid televaatajad, ärge unustage siis meie kanalit jälgida, sest Reiko tuleb meiega juba kaasa Olstinisse ja tema saab juba laivis filmid üles meie kogu võistluse ja sellega kõik kaasneva. Nii et näeme juba seal.